Metsaomanikud peaksid kriitilise meelega suhtuma ka liigsesse abivalmidusse ja agarusse metsafirmade esindajate poolt. Oma hinnapäringuid laiali saates on suur tõenäosus, et mõni kiri on jõudnud ka vahendusfirma postkasti, sest metsaomanikel on keeruline vahet teha, milline internetist leitud metsafirma tegeleb päriselt metsamaa ostmise või raietöödega, milline aga lihtsalt vahendamisega ja metsaomaniku arvelt suure vaheltkasu teenimisega. Kodulehed paistavad kõik ühtviisi ilusad ja viimistletud selliselt, et jääb mulje, nagu ettevõttes töötaks 10 inimesi, kuulutakse mõnda suurde rahvusvahelisse kontserni ja tegeletakse visalt ka uue metsa istutamisega. See jätab potentsiaalsele kliendile hea mulje, sest ettevõte näib igati vastutustundlik, kuigi tegelik käekiri võib olla risti vastupidine. On palju juhtumeid, kus end professionaalseks metsakonsultandiks nimetavad metsavahendajad on kliente auto peale võtnud, et nende metsa sõita ja seal koos jalutada kas või mitmeid kilomeetreid ning seda kõike ikka selleks, et enda suhtes usaldusväärsust kinnistada. Oma sõnul pakuvad nad täispakett teenust, aga hea müügimees ei tee seda 100 eurode eest. Tema teeb tööd tuhandete nimel. Aga kust see raha tuleb? Ikka selle metsaomaniku taskust, kes metsas nendega jalutamas käib. Ja kui müügimees on tehingul vahel, siis tahab ikka tema saada korralikult rasvast protsenti tehingust. Meeles tasub pidada, et kui metsal on kehtiv metsamajandamiskava, siis metsas ostjaga koos jalutamine ei anna mingit infot ega muuda metsa väärtuslikumaks. Pigem vastupidi.